Haldusreform haukab Põlva maakonnast küll ära tubli tüki maad ja rahvast, kuid see ei anna põhjust rääkida Põlva maakonna kaotamisest, leiab riigihalduse minister Jaak Aab. Koha peal peaksid omavalitsused otsustama enamusküsimuste üle. Ka selle üle, milline on Põlva maakonna identiteet, pärand, traditsioon. Ma arvan, et keegi vähemalt lähiajal ei pea plaane mingite oblastite tegemiseks või maakondade kinnipanemiseks või kaotamiseks. Et nii nagu nad peale haldusreformi jäävad, nad kindlasti mõni aeg jäävad. Ja pigem on nüüd omavalitsuste enda teha. Miks omavalitsuste? Sest omavalitsused saavad ka nii vahendeid kui ülesandeid, saavad õiguse otsustada selle piirkonna arengu eest, selle maakonna arengu eest. Nii et milline on Põlva maakonna identiteet, tuleb küsida nende Põlva maakonna omavalitsuste käest, kes siis hakkavad siin otsustama. Kui omavalitsustel tuli haldusreformi puhul saada jagu 5000 elaniku piirist, siis maakondadele pole elanike arvu miinimumnõuet valitsusel kavas kehtestada. Mina ei ole sellistest plaanidest küll kuulnud. Ma tean, et kui Arto Aas valmistas ette mingeid järgnevaid reformiplaane, siis oli korra üleval ka võimalike regioonide tekkimine või siis nende praeguste riigihalduse ja ametite ja ministeeriumide tekitatud regioonikeskuste ja teenuste pakkumine. Ja korraks kerkis kõrvalteemana ka minu arust maakondade teema, et palju neid siis peaks olema, kas siis neid on 6 või on neid 8. Momendil niisuguste plaanide arendamisega kindlasti tegeleta. Ma arvan, et kõigepealt tuleb need reformid, mis praegu on käimas, ära lõpetada rahulikult ja kui hiljem tekib see küsimus, et kuidagi peaks just riigihaldus teisiti toimima, siis ma arvan, et see paljuski enam maakondi ei puuduta. Maakonnade esindused jäävad enam-vähem sellised nagu on. Statistika on Põlvamaa suhtes armutu. Valdade ühinemise ja maakonnavahetuse tulemusel kaotab Põlvamaa elanike arvust ligemal 9% ehk pealt 2400 inimese. Maakonna territoorium väheneb sealjuures 15%. Mikitamäe, Orava ja Värska valla lahkumist aitab küll tasakaalustada Räpina vallaga Tartumaalt liituv Meeksivald, kuid kokkuvõttes kahaneb Põlvamaa elanike arv 25 800 elanikuni. Pindala elanike arvult mingit väga ülidramaatilisi muutusi ei toimu, et kusagil 10% osas on see kõikumine siia-sinna, et üks vald tuleb ju juurde Tartumaalt. Aga küsimus loomulikult jääb, et mis on see maakondade roll tulevikus? Ta on olnud üks riigihalduse tasand ja teatud mõttes ta selleks tasandiks nii või teisiti jääb. Siia jääb riigi esindus, erinevad ministeeriumite ametite esindused. Ta on ikkagi ka riigihalduse tasandil üks keskus ja üks piirkond. Ja pigem juba peab küsima, et kuidas ta on regionaalpoliitilises võtmes, et kuidas me vaatame piirkondadele otsa. Kui me räägime Ida-Virumaast, me räägime ühest maakonnast, kui me räägime ühest piirkonnast siin Lõuna-Eestis, siis me ütleme võib-olla Kagu-Eesti ja ütleme, et teatud probleemid on kogu piirkonnale omased, et võib-olla peab riik vaatama regionaalpoliitiliselt, kuidas seda piirkonda aidata. Me ei saa öelda, et osad maakonnad Eestis on nagu õigemad kui teised, sellepärast, et nad on kõik olnud juba üle 60 aasta enam-vähem sellisel kujul. See on 2 inimpõlve. Et me ei saa öelda, et seda 2 inimpõlve ei ole olemas ja me peame tingimata minema kuskil aastasse 1939. Sellepärast, et ajalugu tagasi teha on võimalik ainult farsina. Ilmselgelt peaks välja mõtlema midagi uut, lihtsalt vaatama nendele ülesannetele otsa, mida riik tahab siin piirkonnas korraldada, mida ta tahab toimetada või kuidas ta tahab nagu jagada, et siis selle järgi teha nagu uued otsused.